Tere hommikust ja tere tulemast Springmassi teise päeva. Kell on 9 ja on aeg minna trenni. Täna on kardiopäev. Ma ei ole veel suutnud otsustada tegelikult, kas ma teen Stairmasterit või jalgrattast. Aga eks ma siis trenni poole kõndides otsustan selle ära. Ja also, kas Stairmaster masin on üldse vaba, sest et minu jaoks siis on seda ainult üks. Nii et kui seal juba keegi on, siis on otsus minu eest tehtud. Oh my god, see on kõige naljakam klipp, mida ma endast näinud olen, nagu miks ma olen nagu surnud kalanäoga. Oh my god. Nii, ma olen trennist kodus, sain oma Stairmasterit teha, nagu te nägite. Oli väga raske, väga mõnus ja tegin äpse ka otsa, nagu alati. Ja ma ei tea, mul on täna siuke tunne, et ma tahaks midagi nagu teistsugust hommikusöögiks. Ma ei ütle, et see munapuder on mul koppa ette visanud, aga lihtsalt nagu vahelduseks ma tahaks midagi muud. Ja ma mõtlesin, et mul on grill cheese'i, nii et äkki ma teen seda, praen muna ja mingid tomatid ja siis teen nagu siukse mingi võiku kokku. Siin on minu masterpiece'id. Mul on siin see brioche sai, siis mul on see grill cheese ja siis praetud muna ja ma lõikasin siia peale veits murulauku ja natuke tomatit on ka kõrval. Loodame, et see on hea. Teeme siis taste testi. On küll hea. Meiki, panen ennast päevaks valmis ja mul jäi veits kripeldama, et võib-olla ma eilses vlogis ei väljendanud ennast nagu tegelikult piisavalt selgelt, et kui sa tahad osaleda loosis, siis sa ei pea kommenteerima otseselt küsimust. Sa võid kommenteerida ükskõik mida, aga see võib ka olla küsimus. Got. Et see on täiesti arusaadav, et kõigil ei teki võib-olla mingit küsimust, mida tahaks küsida, et siis võid ükskõik mida kommenteerida. Seda tahtsin öelda ja siis tahtsin öelda, et kui sa ei ole subscribe itud, siis pane subscribe ja pane notification'id ka sisse, et siis YouTube tuletab sulle meelde, kui ma olen uue video pannud. Aga tänane plaan on selline, et ma lähen kõigepealt juuksurisse juukseid toonima. Ma tahaksin nagu, praegu isegi nagu nii hullult ei ole vist neid kollakaid toona näha, no veits ikka on. Aga jah, ma tahaks nagu seda kollakust ära saada. Ma ei taha nagu halli, aga ma tahan nagu midagi vahepealset. Ja peale seda ma lähen otse Salvesti üritusena Fotografiskasse. Neil on mingid uued valmis toidud välja tulnud. Ma isegi poes midagi nägin. Aga mõtlesin, et ma ei hakka liialt nagu uurima, et kuna ma juba teadsin, et ma lähen sinna üritusele ka. Et saab seal proovida ja eks siis saab näha, mis seal veel toimub ja kes seal on. Sest et ma lähen praegu nagu üksinda, aga ma lihtsalt loodan selle peale, et seal on teisi sisuloojaid, keda ma tean. Väljas on täna päikseline ilm, mis on iseenesest väga tore, aga nagu nii külm on õues. Et see on täiesti kohutav. Nagu lõikav külm lihtsalt. Eile mul lihtsalt, kuna mul olid juba need markerid väljas ja see paber ka, siis ma tegin lihtsalt mingi siukse asja. See on nii mõnus vahepeal nagu lihtsalt lasta oma käel nagu mingeid jooni teha. Siuke veits nagu rahustav tegevus või nagu veits isegi meditatiivne. Selline on minu tänane outfit of the day. Mulle täiega meeldib see must vest bluus. See on Pull&Bearist. Käisin siis Kuldlokk stuudios, kus töötab Karin, kes on mu sõbranna Joanna juuksur. Nii et kui me käisime Joannaga tema stuudio avamisel, siis panin kõrva taha, et seal ta toimetab ja sellepärast otsustasingi seekord sinna minna.
Üritus oleks võinud olla täiesti teistsugune, kui ilm oleks olnud natuke sombusem, aga näete, et täna on ikkagi suurepärane lõuna. Ma arvan, et seal joogi sees on võib-olla ka väike mõnuke mullikene sees. Mul on hea meel, et te olete siin ja kui te näete, siis veel ei näe, kohe näete, siin on üks tore logo, mille pärast me siin oleme. Mina tahaksin öelda omalt poolt aitäh Salvestile. Minu elupäästjad. Niipea kui hakkas jääma üle tudengipõlvest raha nende kartulite ja napsu kõrvalt, siis sain lubada endale purgisuppe. Olen suur fänn jätkuvalt ja minu 2-aastane laps, kuigi emale see väga ei meeldi, sööb ka väga hea meelega just Salvesti värskekapsborsi. Aitäh teile selle eest. Ja seda rõõmsam olen mina, kui tulevad uued tooted välja. Ma olen ka mitteametlik Salvesti saadik meie õhtusaate toimetuses, kuna meie toimetajad naisterahvad on väga usinad, teevad palju tööd ja nad üldse ei jõua süüa, siis ma alati tassin neile häid valmis toite, mida meie umbes 15 aastat vanas mikroonahjus saab soojendada ja ma tean, et see on ka nende uute toodete puhul täiesti okei. Päeva happeningi läbi viia Floris Marek ja selle happeningi kohta võib öelda niimoodi, et mitte ainult kokladel ei ole lubatud toiduga mängida, vaid floristid võivad ka vabalt toiduga mängida ja Teil ei olegi midagi tegelikult, kui tõsta siia lihtsalt see materjal, mis sellist ei kisu. Hoiu kohe püseb. Ma ei ole mingi spetsialist. Tööriistu. Kohe meil kõige suurem spetsialist. Sinine on lilla ja kolla. Väga hästi. Siukse kastikesega siis kodu poole. Väga tore üritus oli. Ma kodus räägin pikemalt teile. No nii, ma olen kodus ja kell on 6 ja see vlog ei ole väga pikk. Nii et ilmselt täna ei tulegi väga pikk, aga mul on siin omajagu veel jutustada ka, nii et kes teab, vaatame. Ärme hõiska enne õhtut, kuigi on õhtu. Igal juhul juuksed said mul siis praegu sellised, et nagu siuke natuke nagu brighter, natuke jahedam. I like it. See Salvesti üritus oli väga tore. Seal oligi siis õhtusöök nagu 3-käiguline, kus me siis maitsesimegi neid erinevaid uusi Presto sarja tooteid, mis on siis üks ports, hästi lihtsalt saad soojendada ja ongi olemas. Nii, ja sain siis kastiga need kõik uued maitsed kaasa ka. Nüüd ainus, mida me seal ei maitsnud, on pilaf sealihaga. Muide, seda pakki saab panna ka otse mikrolaineahju, lõikad siit lihtsalt selle ülemise otsa lahti ja võidki panna mikrokasse. Ja meil siis esimene, mida me seal sõime, oli see värske kapsaborš. Ma ei ole nagu mingi hull borši armastaja. Sorry, see padi näeb lihtsalt nagu nii kurb välja seal. Aga igal juhul borši mõttes ta oli hea. Mulle kanaliha meeldib, see on siis kanalihaga. Nii et see oli tore. Siis järgmisena sõime tomatist veiselihapastat. See oli ka hea, sellel oli keegi mu kõrval ütles ka, et see oli nostalgilise maitsega ja ma nõustusin sellega, et mingi maitse siin oli nagu selline midagi lapsepõlvest, aga ma ei oska täpsemalt öelda. Ja mu kõige lemmikum oli see, mida me viimasena sõime, ehk siis taipärane karri. Natukene vürtsikas, aga mitte liiga. Mulle liiga vürtsikad asjad ei meeldi, aga natukene ja tõesti maitses hästi. Nii et väga tore, et ma saan seda veel süüa. Ja siis me saime seal siis ise teha lillekimbu ja nagu sealt anti meile siis sinna sparglitest tehtud ümbris, kus sees on veeampullid, kuhu sisse torkasid need lilled. Ja siis ma tegin sellise päris cute nagu. Ma ei tea küll, et
kaua see spargel niimoodi nüüd elab siis või kas ma saan seda pärast süüa või ma ei tea. Seda ma juba ei tea. Ja siis nad panid kaasa värske basiiliku ja salati, et saab nende valmis toitudega süüa ja selline kausikene on ka siin puidust karbis. Väga nunnu ja tõesti nagu seal fotograafis ka oli nii ilus, see päike paistis sealt sisse nii avar, siis need lilled igal pool. Et hästi ilus oli ja hästi korraldatud üritus. Ja meil oli seal oma influenceri laua otsakene, et seal ei olnud üldse palju influencereid, mis meid seal oligi 5 või 6. Ausalt öeldes ma ei tea, kes need kõik teised inimesed olid, aga ma pakun, et kuidagi toidutööstusega, salvestega seotud inimesed, ma ei tea. Ajakirjanikud? I don't know. Ma tõesti ei tea. Ma ei näidanud eile teile seda pakki, millal ma järgi käisin. Ma tellisin endale Able'ist jälle trenni asju. Neil tuli jälle mingi suur soodukas ja mina läksin õnge. Ja ma tellisin endale ühe komplekti ja siis ühed alt laienevad siuksed nagu retuusid, yoga pants, midagi sellist. Ja eest nad on niimoodi ristis. Mul on praegu kõht nii punnis, ma ei hakka neid kõiki asju praegu selga panema, aga siin Springmassi jooksul te kindlasti saate veel näha neid. Väga mõnus materjal. Nagu, ta on ikkagi nagu see trenni retuusi materjal, mitte see viimasel ajal on hästi pops, hästi pehme materjal. Ta ei ole see, aga ta on nagu see kvaliteetne trenni riidematerjal. Nagu selline nagu tihe, pehme, paks, mõnus. Ja ma eile proovisin ka neid ja istusid väga hästi ja pikkus ka väga hea. Nii et olen väga rahul. Ja siis ma mingi hetk sain aru, et mulle sobib siuke lailak värv ka. Ja siis ma tellisin siis siukse komplekti, kus on siuke topp. Mulle meeldib, et ta on nagu suurem kui lihtsalt sports bra või nagu siuke, osad on need siuksed hästi pisikesed sports braad ja siis nendega ma ei tunne ennast mugavalt trennis, et siis ma panen mingi pluusi ka, aga see on nagu katab veits rohkem, ehk siis ma kujutan ette, et ma ei pea siia T-särki peale panema. Ja siis matching retuusid. Varem need teised Able'i retuusid ja sportsbraad on mul teisest materjalist. See on nüüd nagu, ma ei oska seda kirjeldada. Ma isegi ei hakka, igatahes see on teisest materjalist. Ja ma võtsin igaks juhuks XS retuusid. Teised ma tellisin S-suuruses. Ja need nagu muidu nagu kiintsu ümbert, pepu ümbert on nagu täitsa mõnus, mul on nagu mugav olla, aga pihast nad ei hoia ümber täitsa. Et nagu see kõige ülemine koht on lihtsalt nagu veits nagu lokib või nagu ei ole mul täiesti ümber. Ehk siis sellepärast võtsin XS-i veits kartsin nagu, sest tegelikult ma olen S-suurus üldiselt ikkagi. Ja oota, mis ma selle ülemise osa siis võtsin? Ka XS-i võtsin. Mõlemad sobivad igatahes, nii et tore, läks hästi. Siuksed ostud, issand jumal, minu arust ma ei ole teile rääkinud, üldse ma ei ole nagu sotsiaalmeedias rääkinud enda sellest The Matcha 26 Le Labo lõhnast. Täna ma panin seda peale ja nagu mul on sellega väga kahetised tunded. Üldiselt ta lõhnab nagu puhtus, natuke nagu rohelus, natuke nagu matcha, aga nagu selline clean girl lõhn, ma ütleksin. Küll väga teistmoodi clean girl kui mu see Ormonde Chain, millest ma Instagramis rääkisin, see orange pudel. No miks ma ei või siis seda juba näidata, on ju? Ikka võin. See on nagu siuke happiness in a bottle, nagu reaalselt. See on nagu, siin on mingid rõõmu tekitavad molekulid sees või ma ei tea mis. See on ka minu jaoks clean girl lõhn, aga teistmoodi kui see. See matcha on palju tummisem. Ta on väga tugev. Ja nagu ma panen siia ekraanile need noodid, ma ei oska seda väga hästi kirjeldada. Kui ma sellest tahaks video teha, siis ma peaks välja mõtlema, kuidas seda kirjeldada, aga
praegusel hetkel ma ei oska väga hästi, aga mingi roheluse noot, heas mõttes, aga issand jumal, kui tugev lõhn. Ja kui ma seda peale lasen, siis nagu esimesed 10 minti on mul nagu raske elada. Nagu selles suhtes, et ma nii tugevalt tunnen seda ja seal on alguses korra nagu minu jaoks mingisugune idamaine noot. Natuke nagu viiruk. Ja mulle ei meeldi viiruk nagu parfüümides. Aga see kaob minu jaoks täiesti ära. Ja nagu pärast seda 10 minutit siin ei ole mitte midagi viirukist minu jaoks. Pärast on nagu natuke nagu seep, nagu see oleks duši alt tulnud ja siis natuke mingit matša ja ma ei tea, väga raske kirjeldada. Ja vot see ongi see, et mul on esimesed 10 minutit nagu raske elada, kui ma selle peale on lasknud. Sellepärast ma olen seda vist 3 korda kandnud sellest ajast, kui ma selle ostsin. Ma ostsin selle mingi mai ja jaanuaris või veebruaris vist. Nii et ma ei tea. Mul oli muidu plaanis õhtusööki ka teha, aga nüüd mul on nagu kõht täis. Nii et ma ei viitsi vist küll mingit õhtusööki teha. Oh my god, mul on jäätist. Mul tuli praegu meelde. Oh my god, teate, teeme taste testi, see on minu arust uus jäätis turul. Minu arust. Ma tahaks, et need lilled oleksid siin ka kaadris, nad on nii toredad, me peame neid ära kasutama. Ma olen praegu nii jutustamismeeleolus. Et ma tahaks igast asjadest teile rääkida. Võtta, kas see on nüüd awkward siin? Natuke. Igatahes selline 40% vähema suhkruga koorejäätis vaarika täidisega. Vaarikad I love. Ma praegu sain aru, et see jäätis on reaalselt nii väike. Kas see ongi see 40% vähem suhkrut, et ta on 40% väiksem lihtsalt? Nii. Kus see vaarikas nüüd on siis? Igal juhul vaikselt tulevad teie küsimused, tähendab mitte väga vaikselt, vaid te ikka küsite, lihtsalt pidage meeles, et ma pean mingi valiku tegema ja kui sul on nagu tõesti mingi küsimus, millele sa väga tahad vastust, siis lihtsalt pane see mitme video alla, sest et no ma ütlen midagi, ma pean siin valima. Keegi küsis, et kas ma olen kontoritöö peale ka mõelnud, et võiks nagu tagasi kontorisse minna tööle. Ma pean ütlema, et just üks päev lihtsalt kuskilt tuli mulle see mõte, et mingi pole ammu vaadanud ühtegi töökuulutuste portaali. Et nagu äkki korra viskaks pilgu peale ja see mõte jäi ülimalt üürikeseks. Sest et siis ma hakkasin reaalsuses ette kujutama seda, kui ma läheks midagi kontorisse tegema, siis see oleks turundustöö. Ja siis ma hakkasin nagu reaalsuses ette kujutama ennast kontoris 9-5. Et ma saan aru, me siin Eestis ka vaikselt liigume sinnapoole, kus inimestele lubatakse natukene rohkem vabadust ja et sa saad kodukontorit teha, aga paraku mulle tundub, et suurem enamus ettevõtteid ikkagi väga propageerib seda seal kontoris koha peal käimist, 9-5 istumist. Ja ma pean ütlema, et see mõte juba tekitas minust nii ahistatud tunde. Ma saingi aru, et ma ei ole valmis seda vabadust ära andma, mis mul praegu on. See vabadus oma aega planeerida. Mu töötunnid on tegelikult ju tulevad kokku sama või rohkem kui 40 tundi nädalas. Jah, kohati ma arvan isegi rohkem. Aga ma saan ise seda valida, millal ma teen. Vahepeal ma monteerin kas või neid samu videosid. Ma monteerin mingi kell 11 õhtul. Ja see annab mulle vabaduse minna siis näiteks kell 1:30 päeval juuksurisse. Ja pluss ma saan minna tegelikult ükskõik mis ajal reisile. Ma saan võtta oma mingi mental health day, kui mul on seda vaja. Minu teada see on Eestis suht mingi võõras kontseptsioon. Meil on tegelikult ägedaid ettevõtteid, kes on ka innovatiivsed juba ja nagu välismaiste vaibidega kaasa minemas. Aga
väga palju on seda, et oled haige, teed ikka tööd, mental health, what, mis asi see üldse on, nagu teed tööd. Ja jah, ma ei taha. Ja siis ma mõtlesingi, et kui üks päev mu sisulooja töö peaks millegi pärast otsa lõppema, midagi peaks, ma ei tea, juhtuma, siis ma esimese asjana prooviks freelancerina, turundajana tööd teha. Kas siis sotsiaalmeedia spetsialist, mingi content creator, ma ei tea, kas või see UGC, user generated content, midagi sellist, et ma ikkagi ettevõtjana teeks midagi, et ma ei läheks palgatööle. Ma ei ütle, et ma mitte kunagi ei läheks, ma lihtsalt ütlen, et need on minu praegused mõtted ja ma arvan, et sellest on aru saada, kui väga ma hindan oma praegust tööd ja oma praegust vabadust. Reaalselt, kus see vaarikas on? Ma olen juba nagu meie pool jätist ära söönud, ei ole vaarikat. Ja võtan siis ühe küsimuse veel. Ma arvan, täna ei hakka rohkem. Oligi, see lihtsalt sobitub siia teemasse, et mida ma hindan sotsiaalmeedia töö juures ja mis on mingi negatiivne pool. Mulle väga meeldibki see vabadus, et ma saan ise oma aega planeerida. See on nagu üks suurimaid plusse. Mulle meeldib tegelikult üldse selline loovus, et ma saan oma loovust kasutada siis videote, koostööde jaoks. Et mulle väga meeldib mõelda välja, kuidas ma mingisuguse asja lahendan, kuidas ma ei tea, näitan teile mingeid juuksehooldustooteid, mida ma kasutan või... Ja näiteks, mul küll praegu ei ole mitte mingisugust rahalist koostööd ühegi parfüümibrändiga, aga ma ikkagi nimetan ka sellist orgaanilise sisu loomist osaks oma tööst. Ehk siis see, et ma saan osana oma tööst lihtsalt rääkida õhinaga parfüümidest, mis on minu kõige uuem hobi on ja see on ju nii äge. Mul tekkis hobi ja ma saan seda koheselt ka oma töös kuidagi nagu kasutada. Või üldse, et see töö on nii mina, sest et mu töö ongi minu oma bränd, on ju. Ehk siis kõik asjad, mis mulle meeldib, kui mulle meeldib süüa teha, siis ma saan seda kasutada oma töös, siis ma saan leida kas mingi koostööpartneri, kes aitab mul neid ideid ellu viia ja kes siis panustab ka rahaliselt sellesse, et või ongi mingid ilutoodetest, mulle meeldib nii väga rääkida, mulle meeldib katsetada neid, et see on osa mu tööst. Et see on tegelikult nagu mega äge, et ma saan enamuspäevadel teha asju, mis mulle meeldivad. No, jah, ja siis ütleme see negatiivne pool ongi see, et nagu ettevõtjaks olemine nagu selles osas, et ma tegelikult ei tea ettevõtlusest kuigi palju. Ja raamatupidamisest näiteks ka mitte. Ütleme, koostööde läbirääkimised just rahalise poole pealt, kuigi viimasel ajal ma olen vist sellega ka nii ära harjunud. Kunagi see oli rohkem ebamugavam mu jaoks. Aga nüüd on nagu see, et ma tean, mis mu hinnakiri on, ma tean, mis ma väärt olen või vähemalt, mis mina tunnen, et mu töö väärt on. Ja siis ma lihtsalt küsin seda ja sa kas oled nõus või sa ei ole nõus. Ja nii lihtne ongi. Et isegi see praegusel hetkel ei ole nagu nii suur asi, aga eks see ebastabiilsus kindlasti on üks miinuspool, et ma olen nagu nii õnnelik, et mul on sellel aastal 2 stabiilset koostööpartnerit, kellega mul on aastased lepingud, et see toob vähemalt mingit stabiilsust mu rahavoogu, sest et muidu ma olen olnud lihtsalt väga lucky, et mul on läinud nii, et ka eelnevatel aastatel, kui mul ei ole olnud niimoodi püsivaid koostööpartnereid, siis lihtsalt nagu on juhtunud nii, et ikkagi iga kuu mingid ettevõtted tahavad minuga koostööd teha. Ehk siis mul on nagu hästi läinud, aga ma kogu aeg olen teadvustanud endale seda, et see on ebastabiilne, sest et ega ongi see, et üks kuu on suurem sissetulek, teine kuu väiksem, madal hooaeg ja kõrghooaeg.
et suvi on kindlasti madalhooaeg ja siis see november-detsember on nagu crazy. Ma arvan, et need põhilised, noh, ja siis sotsiaalmeediatööga muidugi kaasneb see, et sa paned iseennast teiste inimeste silmade ette ja siis seal hulgas on ka inimesi, kellele sa ei meeldi ja kes tahavad sulle väga väljendada seda, et sa neile ei meeldi mingil põhjusel. Et siis lihtsalt nagu selleks peab ka valmis olema, et inimestel on sinu kohta arvamused ja sa saad nendest teada. Sest et kui sa oled nagu tavaline inimene, kes ei pane niimoodi sotsiaalmeediasse ennast üles, on ju, siis ka kindlasti mingitel inimestel, su kolleegidel või mingitel tuttavatel on mingid arvamused su kohta, alati mitte positiivsed, aga nad ei ütle sulle üldiselt seda, sest et see on lihtsalt nagu veider. Aga kui sa oled sisulooja, siis inimesed ütlevad sulle. No mitte kõik. Ikka on väga palju kindlasti neid, kes hoiavad enda teada oma negatiivsed ja kurjad mõtted, aga on ka suur hulk inimesi, kes peavad vajalikuks ka neid arvamusi sulle kirja panna. Pean ütlema, et ma ei soovita seda jäätist, kui ma just ei saanud mingisugust halba eksemplari, aga siin on vaarikat hästi-hästi vähe ja ta ei jäta mingit erilist muljet. Aga ma vist olen nüüd täitsa okeilt siin jäppinud ka ja kõik videod ei pea ju olema megapikad, nagu te ise mulle ütlete. Nii et ma võtan teid kuulda, tõmban otsad kokku, saan juba täna ilusti selle video valmis ja homme tuleb täitsa põnev päev. On põhjust klämmimiseks. Nii et näeme siis juba homme ja suur aitäh, et sa vaatasid.